kes tunnevad, et neil sellist karjäärimudelit ei ole. Tõenäoliselt paistab rohkem on neid, kes tunnevad, et praegu nad seda mudelit ei taju. Kas peaks tajuma? Kas peaks olema selline karjäärimudel? Miks see peaks olema? Kellele ja kuidas? Ja neid küsimusi arutame siin heade esinejatega. Meiega Elbe Metsatalu, geograafia ja majandusõpetaja, Eesti ettevõtlus- ja majandusõpetajate seltsi esimees, kes on ka ise tegelenud kutse hindamisega. Reemo Voltri, Eesti Haridustöötajate Liidu esimees aastast 2012, füüsikaõpetaja Jan Poska gümnaasiumis, Ene Saar, Tallinna Reaalkooli direktor ja õpetaja, Mait Palts, Kaubandus- ja Tööstuskoja peadirektor, jurist ja sihtasutuse Kutsekoda nõukogu esimees ja kolmekordne haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas, Riigikogu liige. Head külalised, milleks see karjäärimudel? Tõnis Lukas, kuidas riigi seisukohast, ühiskonna seisukohast, mille jaoks on see oluline? Aitäh küsimuse eest, see on oluline sellepärast, et motiveerida õpetajaid ja motiveerimise üks osa on tunnustus. Tunnustusel on kaks tasandit, üks on siis selline kiitmine ja staatus ühiskonnas, teine on ja sellega siiski seotud staatust näitab ka see teine pool ehk siis materiaalne palgakomponent ja sellega siis inimene, kes oma kvalifikatsiooni tõstab, tahab näha, et seda tunnustatakse. Kas see tuleb staažiga, tuleb see täiendavate õppimistega, aga igal juhul kogemusi ja oskusi tuleb juurde ja see, kui õpetaja näeb, et tema pingutusi ja tema taseme tõusu pannakse tähele, tunnustatakse materiaalselt, kui ka siis tema staatus ühiskonnas tõuseb, siis ta jääb selle ameti juurde, ta võib lihtsalt ametit vahetada ja kahju, kui inimene peab mingil põhjusel oma ameti juurest ära. Kas see on olulisem alustavale õpetajale valiku tegemisel või see on selleks, et õpetaja jääks õpetajaks? Loomulikult on jah mõlemad mõlemad. Ma arvan, et see on tegelikult oluline mõlemad. Sellepärast, et kui alustav õpetaja üldse läheb õppima, ma räägin, kui hakkab minna õppima, siis ta kindlasti vaatab selle pilguga ringi, mis mind ees ootab. Ja kui ta näeb, et ees ootab see, et jah, ma õpin ja täiendan ennast ja arendan ja siis hakkab ka sellest minu töötasu sõltuma, siis see kindlasti seda mõjub. Aga kui nüüd mõelda uuesti tagasi sellele 2013 ja varasemale, siis see kindlasti oluliselt motiveeris õpetajaid. Ja ka kooli motiveeris selles võtmes, et me tol korral teadsime, et õpetaja ja õpetajametoodiku vaheraam tuli kooli riigipoolselt rahastatud juurde. See motiveeris kooli toetama õpetajad, vanemõpetajad tegema, sest see oli kooli koos. Aga kui kooli tulevad õpetajad praktikad, kes siis hakkab neid öelda? Kellele me suuname neid inimesi on? Ehk ka tegelikult kooli töö ei koosne ju ainult sellest, et meie õpetaja läheb tundi ja annab tunni. Kui ka täna tuli mitmel korras, et kool on ikkagi laiem mõiste. Mida me siis selles koolis loome, kuidas me institutsiooni üles ehitame, neid väärtusi kasvatame, siis tegelikult see tugineb ju õpetaja mitmekesisel tööd. Ja seda mitmekesist tööd peab ikkagi ka midagi ole teha, peabki see rahanumber otsa. Võib-olla kui kõik õpetajad saaksid, ma ei tea, 6000 eurot palka praegu, võib-olla siis kaob see üldse variant ära, aga me ei usu sellesse. Ja peale selle on ikkagi nii, et keegi oskab, märkab ja suudab teha rohkem, siis ongi võimalik ka sellele väärtus luua ja tõesti ka väga väärtus tuleb. Oluline see, et õpetaja läks ometigi keset suve midagi muud tegema, et keset suve ta peaks siis ikkagi puhkama. Reemo Voltri, sina olid ju tegelikult selle 2013. aasta reformi juures
kui muudeti siis riiklik süsteem selliseks koolisiseseks motiveerimissüsteemiks, kas see tegelikult hakkas tööle, kas seal oli midagi head? Ei olnud. Ehk siis väga üheselt esiteks selle raha oli see, mis tollel ajal räägiti, et see 20% palgafondist peaks siis seda võimaldama, siis tegelikult see 20% ei võimalda seda, sest sellest tuleb ära maksta tegelikult kõik muud asjad, lisatasud, klassi juhatamise, asendamist ja nii edasi. Ja nüüd siis seda kukub veel 17,1% peale, siis seda enam see ei ole võimalik lihtsalt. Ja kui eelnevalt oli tõesti riiklik süsteem, oli teada, et kui sa ikka kõrgema järgu teed, siis sa saad garanteeritud, kõik mis koolis sa oled, sul on kehtestatud riiklikult see, et sa pead kõrgemat palka sellisel juhul saama. Siis räägiti küll, et tõesti see süsteem on iganenud, nõuded on iganenud, no siis oleks võinud ja pidanud tegelikult seda süsteemi, neid nõudeid muutuma, mitte süsteemi prügikasti viskama. Eesti Arstide Liit kindlasti oli kogu aeg selle vastu olnud ja et see süsteem ära kaotati, aga kahjuks paraku tolle minister arvas, et see on olnud hea mõte, aga paraku see nii ei olnud ja praegusel hetkel nii-öelda tänu sellele süsteemile ikkagi väga palju või õpetajad enam nii palju ei taha, ei ole motiveeritud ka ennast arendama, kui oli enne seda, sest siis oli teada, et sa teed seda ja selle tulemusena sul on võimalik enda töötasu siis mõjutada. Ja seda ütleb ka noored, et okei, et see palk on sellel aastal ta tegi küll normaalse sammu paremuse poole, aga okei, ma tuleks selle ametisse, aga ta jääbki mul eluks ajaks sellele miinimumtasemele ja ma ei saa kuidagi seda mõjutada läbi oma arengu või siis läbi selle ametikindluse, et ma oleksin siin, ütleme, tean, et ma olen 5 aastat või 10 aastat, siis mul palk tõuseb nagu Põhjamaades. Nii et ei, see oli vale lüke ja 2 ministrit on rääkinud sellest ja väidetavalt praegusel hetkel ka ministeeriumis käib töökarjäärimudel välja töötamiseks, et see töötatakse koos õpetajatega välja ja leitakse selleks ka raha, selline tugi, et see tõesti siis motiveeriks õpetajaid ka ennast arendama ja siia ametisse tulema ja siia jääma. Tundub, et kooliinimesed, otseselt koolis töötavad kooliõpetajad on selles suhtes üsna ühte meelt, et riiklikult tsentraliseeritud karjäärisüsteem oli parem ja oleks parem. Kuidas see ettevõtete vaates võib tunduda, Mait Pats, mille poolest karjäärisüsteem ettevõttes ja avalikus sektoris erinev? Sellega seda põhjendati, et erasektoris ei nähtaks ette mingit sellist ametijärgmine süsteemi. Jah, aitäh, eks erasektoris ka karjäärimudel, erinevad motivatsioonisüsteemid, arengut toetavad süsteemid oli erinevad ja sageli ikkagi enamjaolt, kus need olemas on, vastavad niisuguse ettevõtte spetsiifikale ka. Aga muidugi, kui ma ettevõtete argielu vaatan, siis eks me siin räägime sellistest ikkagi suurematest organisatsioonidest, kus selline mudel üldse olemas on. Ja mida päriselt ka kasutatakse sellise juhtimisinstrumendina, mida ilmselgelt on, sest me räägime inimeste arendamisest, juhtimisest, toetamisest, ka selle, mis tahes nimetuse on siis karjäärimudeli läbi. Aga kui ma selle peale mõtlen, siis ega üldse tõele näkku vaadates ega Eesti ettevõtete pilt on ka meile teada, et enamik on väikesed mikrootsus, on natuke keskmisi ja väga vähe suuri. Et ega kui niimoodi küsida, kas süsteemid erinevad, kas võiks olla pigem selline mingi kui tsentraalne või igaühe enda leiutatud, siis ega plusse ja miinused on igal pool. Erasektoris muidugi me ei saa rääkida sellest, et meil oleks üldse niisugune tsentraalne karjäärimudel, palgasüsteem, midagi ühtlustatud, see tuleb juba näha, see igaüks peabki selle peale mõtlema. Aga kui ma mõtlen selle peale, palju meil on üldse, ma jätan väikesed mikrod välja, see ei ole midagi arutada, aga keskmise suurusega natuke suuremaid ettevõtteid, kes tegelikult võiksid
palju efektiivsemalt enda inimesi motiveerida, arendada läbi sellist läbimõeldud mudelite süsteemide, siis tegelikult seal võiks sellisest, ütleme siis hea sõna, see on juhend või mingisugune arusaam olla, et mida üldse sellise karjäärimudeli all võiks mõelda sellises keskmise suurusega ettevõttes ja kuidas see panna enda kasuks tööle. Ma arvan, seal tegelikult võiks olla sellest palju kasu ja aitaks sellist juhtimise kvaliteeti kindlasti parandada. Aga ma arvan, iga sellise süsteemi eesmärk tegelikult on ju muidugi sama, et motiveerida inimesi, ennast arendama, täitma eesmärke, mis seatud on, ja motivatsiooniga käib kaasas muidugi ükskõik, siis aineline või mingisugune muu tunnustus. See on ka iseenesest mõistetud, et me ei saa rääkida ühest nii karjääri toetavast mudelist ilma selleta, et seal ei oleks tegelikult sellist ainelist motivatsiooni või boonust lisada. Jah, töörõõmu. Ma just hiljuti ka kuulisin tegelikult sellise motiveerimise teema, kus ettevõtjaga väga hästi ütles, et üldiselt ettevõtjate puhul arvatakse, et seal töötab ainult raha, et seal selline moraalne tunnustamine ja esile toomine, et see ei ole üldse mingi asi. Aga õpetajate ja professorite ja teadusinimeste puhul, et seal mõnikord eetitakse sageli vastupidi, et seal on see töörõõm ja selline õlalepatsutus ja suuline tunnustamine, see, mis töötab, eks raha seal ei ole endast tähtis. Väga vale mõlemal puhul. Mõlemalt tuleb teha. Jah, üks määrab. Elde Metsatal, teie olete kutsehindajana tegutsenud, sest see, et kadus ära riiklik atesteerimissüsteem, tegelikult ei tähendanud ju, et õpetajate hindamist enam edasi ei toimunud, vaid hindamine toimus siis kutsekoja, mille nõukogu esimees Mait Palts on, ja antakse siis õpetaja, vanemõpetaja ja meisterõpetaja kutseid. Et kas see süsteem teie hinnangul on ennast õigustanud? Mis on selle hindamise protsessi käigus ilmnenud, kas see on hea mudel? No kui ma nüüd vaatan ajas tagasi, siis mina olen olnud tegelikult mõlema selle hindamissüsteemi juures läbinud mõlemad, nii atesteerimise metoodist tuli välja, kui siis ka kutsesüsteemi meisterõpetajana välja. Aga nüüd tänasel konverentsil kuulates neid Portugali või Soome või Rootsi näiteid, siis seal on oluline ainult tööstaaž ja palk, mis kerkib siis, kui ma käin mingi arvu tunde koolitustel. Meie keerasime selle sama vana atesteerimissüsteemi tegelikult täiesti pea peale 2013, kui me hakkasime rääkima sisuliselt ainult professionaalsusest ja sellest, kui hea õpetajana olen. Ja samas see tsentraalne motivatsioonisüsteem, et alampalk on kõigil ühesugune, riiklik kutsesüsteem võimaldab teha küll erinevusi ja tunnustada õpetajat tema professionaalsel tasemel, aga see kolmas, koolisisene motivatsioonisüsteem minu meelest üldse tihti ei käi. See oli näha teie kätest, mis siin tõustab. Et enamikus koolides seda tegelikult ei ole, mis seda rahalist lisa annaks. Küll aga on selle õpetaja professionaalsuse hindamisel üks väga oluline aspekt. Ja nimelt see, et selles protsessis õpetaja tegelikult ise tajub, kui hea õpetaja on. Ja seda motivatsiooni ja seda enese arengust see ainult suurendab. Et need, kes on selle protsessi läbi teinud, ma tean see vajalikkus, ma tean, et see on hirmus pikk, see on väga palju kordusi ja see on selle süsteemi viga. Aga need õpetajad, kes on selle korra läbi teinud, tegelikult mõistavad ka seda, kui toredad ametnikud peavad. Ja teisest küljest, et selles on need väärtused, mida leian need ka endas selles hindamissüsteemi
nendes labüritis läbi käies üles. Et see on nagu väga tähtis, kus on see kesktee, see on nagu see küsimus. Jaa, no ilmselgelt ma saan aru, et meie paneel pooldaks mingi süsteemiga riikliku süsteemi taustamist, aga Tõnis Lukas, kui te kolleege, poliitikuid, rahvaesindajaid mõtlete nende peale, kas selles küsimuses on üldse erimeelsusi erakondade vahel? Kas sellisel juhul, kui näiteks õpetajate ühenduste poolt tuleks ettepanek selline süsteem siis taastada, miks mitte nagu selle olemasolevate kutsete süsteemi põhjal. Kas see tekitaks mingit debatti? Valimiste ajal jäi mul mulje, et debatt oleks sisuline, aga põhimõtteliselt toetavad kõik sellise kutse kindluse andmist, ehk siis seda karjäärimudeli siis taastamist, aga kindlasti loomist. See on meie erinevates debattidest üles üles, kõik kinnitasid, et nad toetavad. Samas ma tean, et ideoloogiliselt nii poliitikud eraldi, võib-olla siis nende summa nagu mõned erakonnad, kui läheb detailidest jutuks, võivad käituda teisiti, sest kusagilt ju tuli ka 2013 tellimus muuta süsteemi. Mina olin siis läinud just Eesti Rahva Muuseumit ehitama ja ma olen selles väga pettunud, sellepärast et seni ma olin võidelnud kogu aeg iga-aastaselt palga läbirääkimistel selle eest, et oleks astmete kaupa palgad fikseeritud lausa. Ega see surve oli juba varem, et paneme ainult ühe alammäära ja siis ise kaadatakse sealt edasi. Aga sai hoida ikkagi vähemalt see 3 astme kaupa seda alammäära määramist valitsuse määrusega ja siis kokkuleppe alusel ametiühingutega, see oli väga oluline. Ja 4. aste tuli juurde siis pedagoogmetoodik, mis siis määrati eraldi ja rahastati ka eraldi. Ja ma pean seda oluliseks just nimelt, et lõpuks meil on ühtne haridusstandard. Miks meil on vaja ühtset, see tähendab mitte anda seda karjäärimudelit iga ettevõtte või siis ütleme meie mudelis iga kooli kujundada, on see, et tegelikult riiklik hariduspoliitika näeb ette mingit sarnast taset või ühtset haridusstandardit kõikjal. Järelikult peaks looma ka kõikjal sarnased tingimused kvalifitseeritud õpetajate töötamiseks. Ja sellest vastutusest lähtuvalt peaks riik seda ühtset standardit kujundama ja loomulikult karjäärimudeliks või redeliks saame seda asja nimetada ikkagi ainult juhul, kui see on rahalise panusega seotud. See, et ta lahti seoti või ütleme jäeti see hädapärast, et kui teil raha on, võite ise panustada ja sisuliselt see tähendab seda, et väga paljudes kohtades piisavalt tõenäoliselt ei maksta kuskil selle astmete tekitamiseks või kvalifikatsiooni tõusu õpetajale, vanemõpetajale ja teistele õpetajale piisavalt juurde, aga et paljudes kohtades ei maksta üldse juurde. Ja see tähendab, et ühtepidi on huvi kadunud mõnes mõttes, selleks, ei saa öelda, et isikus muidugi sõltub väga ilusalt, inimene tulevate silmadega pärast tänab protsessi läbiviijaid, et mul oli huvitav ja ma sain oma väärtustest selgema pildi ja loomulikult see on väga oluline iseenesest, see on ka iseenesest eksam, kus inimene muutub paremaks, aga ütleme, see on oluline, et see inimene tunneks, et seda oli vaja, aga kindlasti on vaja see siduda palgaga, sellepärast et vastasel juhul on see vägivald ka selle sama inimese suhtes, kui seda hinnata. Nii et ma arvan, et nüüd, mis ma arvan, mida ma olen lubanud ka, et tuleb kindlasti taastada see karjäärimudel. Neid mudeleid, mida te täna ka siin nägite, on väga palju erinevaid. Staažist on palju olnud juttu, mäletate siis enne siin, kui oli meil Sven Roisik, juhtis kaua aega ametiühinguid ja tema oli ka vanema põlvkonna õpetaja olnud, siis temal oli väga armas see staaž, et ikkagi staaž peaks olema põhiargument, eks. Samas meil on näha, et me peame uuendama ka kaardit motiveerima noori, staaž ei saa olla ainus argument ja staaž kahtlemata on see, mis tuleb ka enese täiendamist
saab vist aastatega teha, järelikult taas ja eneseteenus mõnes mõttes langevad kokku. Nii et neid aspekte on palju. Ma arvan, et kõige lihtsam oleks meil tulla selle 4 aasta juurde tagasi, kindlustada riiklik finantseerimine nii-öelda kokkuleppel sellest nii-öelda diferentseerimise rahast, et vanemõpetajale, meistriõpetajale ja no ütleme siis nii, et 4 aastat on ju nooremõpetaja ka, see, kas nooremõpetaja tuleks nüüd taastada, on diskussiooni küsimus, sellepärast et meil on noori ju vaja. Samas, kui mentorile tuleb maksta, ta toetab noor saab aru, et 1 või 2 aastat on natukene teine palgatase. Nii, ja need tasemed 3 esimest võiks tulla sellist diferentseerimisrahast, mille riik siis täiendavalt tõstab 25%-le, praegu 17,1 asemel, ja ekstra oleks siis see meisterõpetaja veel. Ma arvan, see ei ole sugugi nii-öelda nõukogude või mingisse retrosse tagasi minek, seda öeldakse, vaid tegelikult see on ajakoogile vastu pidanud ja meie pedagoogilisele kaadrile arusaadav süsteem, et selles aastal me võtaks kõige vähem tegelikult aega. Ja mis on oluline, ta võiks siis käia selle kutse omistamisega koos. Nii et need 2 süsteemi ühendada, üks ei välista teist. Nii, see nõndanimetatud diferentseerimisfond, pearaha pluss 17 või 20%. Ene saab, milleks see praegu siis kulub? Miks sa ei ole sellist siis motiveerivat süsteemi kooli sees loonud? Mitu protsenti oleks sul vaja ja kuidas sa seda protsenti siis jagaksid? Kuidas sa välja tuleksid? Kuidas sa arvutaksid selle, et sul puudu ei jää? Ma hakkasin sellest teada, et meil ta tegelikult on olemas. Meil on ta olemas, siis kui ta muutus, siis me arutasime selle üle, kuidas ikkagi õpetajaid motiveerida seda kutsestandardist tulenevat seda astmestikku tegema. Motiveerisime seda arengumahvi täita, tegime koolitusi. Meil on ka meisterõpetajaid olemas, ka nende on olemas, et me tegelikult see mudel on välja tulnud. Aga on aeg näidanud, et sellisel viisil ta ei ole inimestega tööle hakanud lõpugi. Miks? Sest järelikult see kutsestandardi mudel on ka midagi ikkagi puudu või midagi viltu. Kui tema on nõnda keeruliseks tehtud või mahukaks ja veel on seal teatud aspektid puudu, mis ka varasemalt olid, siis järelikult ei ole ta käivitunud sellisel viisil õigesti. Nii et ma kindlasti pooldan seda mõtestamist, et kuidas seda karjäärimudelit teha. Ja kui ma nüüd olen päris mitmeid kordi tõesti oma Excelis selle kokku löönud, et mul oleks 14 õpetaja 8 taseme õpetajad, nii nagu kunagi reaalkoolis oli 14 metoodikut ja siis see portsal neid vanemõpetajad, siis surmkindlalt klassiajal peaks selle raha jäämas. Ma ikkagi arvutasin selle, nagu sa tead, olen Excelis õpetaja, on need mudelid välja arvutatud ja ma sain aru, et natuke nadis tööd, et jumal tänatud, et nad nii palju lähevad 8 tegema, sest muidu ma oleks pidanud puhkalt sügama, et ma ei saa maksta asendustasu või ma ei saa maksta seda või teist, et need on ju ka olulised asjad. Ja varem oli ka tegelikult seesama õpetusmetoodiku minek sellest vanemõtetest metoodikuks, ka õpetaja ise tõesti teadis, et nüüd saabub see ja ma nüüd ka panustan teatud asjades, kus praegu ma ikkagi otsin seda lahendust, et ma püüan ka nendele erinevatele tegevustele teatule teha, ka palganumbrit külge panna, et need õpetajad siis täna koolis oleks, et nad tõepoolest laiali jookseks. Mis ma nagu näen selle kutse puhul, et see 7 on olnud oluline. Need inimesed, kes ei ole õpetajad ja nüüd teevad ikkagi selle õpetaja kutse ära, ma arvan, see on nagu see, mis toetab. Aga jällegi, et kui keeruline see on ja kas ta sellest lõpuni aru saab, et see on nagu see pool olnud, et ta on toonud mujalt valdkonnast inimesi, kes on nüüd mõne aasta olnud, teevad selle ära, et ta ei lähe nüüd õppima võib-olla 2 või 3 aastat eraldi õpetajaks. Et see pool võib-olla ma arvan toetab, aga tervikuna ma ei tõuda selle juurde, mis ma olen seal sisemuses läinud, siis ma sellele viisil seda kutse järgmise etappi mingil juhul koolijuhina toetada. Ma tahtsin ühe loo ka rääkida, mis mul enne jäi kõnelemata. Eile lugesin oma armasal kursusekaastlase Facebooki lehelt, Pireti lehelt, kuidas tema ema on 95-aastane keemiaõpetaja. Ja kõik tema õpilased ja
ta räägib sellest, kuidas ta keemia põhivalemite vihikuid tegi ja mõned aastad tagasi ma mäletan, kui Piret ütles, et rääkisin, et tead, emad peavad ikka veel koduõpilased. aga ma keelasin tal orgaanilise keemia õpetamise, et las õpetab ainult andmekorrast. et ma siis mõtlesin, et mis me peame nüüd, kuhu me peame jõudma, et 90-aastane keemiaõpetaja ikka jätkab koduõpilastega tööd. nii et sellistelt võib-olla selline väike mõttekoht, et meil on vaja neid inimesi ja nad peavad saama normaalsel ajal tunda rõõmu pensionipõlves. nagu ikka, pigem võib-olla teeb naudinguga seda kohtumist noorte inimestega, aga see selleks. õiglasem, kui olulisem komponent oleks staaž või töö tegemine, nii-öelda siis lisaülesannete, vastutusrikkamate ülesannete tegemine või nii-öelda meisterlikkus, et töös mitte midagi ei muutu, aga umbes nagu oli nõukogude ajal Eesti NSV energiakunstnik, rahvakunstnik ja NSV Liidu rahvakunstnik, kelleks olid väga vähesed. et mis tundub teile õpetajana selline kõige õiglasem? no ma alustan, et esiteks ikkagi ma ütleksin, et see süsteem ei ole tööle läinud, seda näitab ka see, et kui meil ikkagi eelnevalt, ma jõudsin metoodikani, küll üks viimaseid, aga siiski, et see oli noorele õpetajale ikkagi stiimul ja ma nägin, et mul on võimalik oma sissetulekut mõjutada läbi oma enesearengu. ja neid on 25% õpetajatest olid vanemõpetajad ja kuskil 4% metoodikud. aga praegusel, ehk siis suurusjärg umbes 5000 oli kõrgema järgu õpetajaid, siis praegu on umbes 100 kõrgema järgu õpetajat Eestis teinud selle 10 aastaga vist kõrgemat järgu ära. ehk siis see näitab seda, et inimesed ei näe selle mitte mingit mõtet, mõned on kes lihtsalt enese, et näidata, et ma suudan seda teha, sest ma olin metoodik, ma näitan, et olen meisterõpetaja. aga mina arvan, et ainstaažid ei oleks selline. just nagu enda näitel, et siis minu noore õpetajana oli see motivatsioon ja see võiks ka noorel õpetajal olla, võiks võib-olla olla kuidagi seotud, nagu siis oli, et ma ei saanud kohe teha kõiki, vaid ma pidingi tegema kõigepealt vanemõpetaja, siis vähemalt 3 aastat olema vanemõpetaja, siis ma sain järgmist. et nad võiks olla kuidagi miksitud, aga kindlasti võiks olla siiski ka see seotud selle enese arenguga ja kui ma selle küll ära tõestan, et ma olen meister, siis ma teen ilmselt seda tööd ka selles mõttes paremini, veel paremini, mina ei oska öelda, et see oleks võimalik, aga siiski see ma läbi arengu kogu aeg saan paremaks õpetajaks ja sellepärast makstakse mul rohkem palka. ja nagu siin Ene ütles, et tegelikult ka tollel ajal need nõuded, öeldi küll, et oi, et need nõuded on liiga palju nii-öelda koolist välja, aga kohati oligi see, et kuidas meil aineühendused nii-öelda elasid ja töötasid, oligi see, et üks nõue oli see, et sa pidid ainesektsiooni juhatama piirkondlikul tasandil ja siis inimesed tegidki seda nii-öelda pro bono, sest ta teadis, et selle tulemusel ta saab tulevikus suurem palk. aga sinu küsimusele, et kas võiks aineühendused teha sellist ettepanekut, EFL on juba vähemalt 2 aastat kindlasti teinud palgaläbirääkimistega selle ettepaneku, et karjäärimudel tuleb välja töötada ja ka rahvaalgatus.ee, mis me andsime just, käisime siis Vali Eesti Haridus seda petitsiooni siis tutvustamas kultuurikomisjonis, seal oli ka kirjas, et karjäärimudel tuleb kindlasti välja töötada. Aitäh! no ma omalt poolt ütleksin ka seda, et atesteerimissüsteem oli enamjaolt väline. tehti linnuke, oled administratsiooni juhataja, tehti linnuke, sul käis kolumbiaalis, tehti linnuke, kui sa olid andnud välja mingi töölehtede mapi ja nii edasi. ja hinnati ju tegelikult vanemõpetajad koolis ja metoodikud ministeeriumis. aga seda, kui professionaalne oma õpetuses, oma õppeaines see õpetaja on, seda tegelikult välja paistab. mul oli kohe ländagi õpilasi, kes jõudsid olümpiaadidel kaugele, aga maakoolis ei pruugi seda üldse juhtuda. üks linnuke tuli teha näiteks atesteerimised selle koha peale, kas nad juhendavad praktikanti. no kes siis tuleb sinna metsakooli? no ei tule praktikanti, õpetaja võib ju olla väga hea.
tean ja kuidas ma võiksin veel vanemaks saada. Selles mõttes selline eneseanalüüs ja oma professionaalsuse mõtestamine on uue süsteemi puhul väga hea. Aga ma olen täiesti nõus, et miks ma peaksin seda vaeva nägema, kui sellega midagi ei kaasa peale. Hea enesetunde, mina olen küll nii vana, et mulle väga meeldis, kui mulle kooli ees anti kätte, et õpetaja sai meisterõpetajaks ja terve kool plaksutas, aga noort inimest sa seda enam ei meeldita. Siiski 150 eurot seda maksta, et ei ole päris nii, et midagi ei saa. Et sa Helme just siiski analüüsid hästi seda tegelikult. Ka mina olen seda teinud, et see mingi analüüs on, ja ka kooli, kas õppejuhatajale kooli, nii samuti kirjutama kaasa ikkagi, kes on, mida ta teeb, mis on need väärtused, et tegelikult ikkagi, ka mina olen küll päris mitmeid ikka kirjutanud ja see on ikka väga suur väljakutse, ma mäletan, et me Gunnariga ühel aastal jagasime selle pooleks, sest neid oli kokku peale mina olen olnud 14, Gunnar tuli mulle kirjutama, kui üle 13 tuli 2 päeva ära kirjutada. Ühel aastal nüüd siin ei korrata sellega. Ei, võt nüüd ei korratanud seda, aga siis äkki oli ka suur töö kõikide läbi mõelda, mida sa kirjutad, mida sa teed, et päriselt ikka nii ei olnud, et ma arvan, kokkuvõttes peab siin ikkagi olema arukas karjäärimudel tegelikult koosneb erinevatest aspektidest. Mis tundub teile see nii-öelda meisterlikkuse tasustamine samasuguste tööülesannete juures versus lisaülesannete täitmine, nagu klassijuhatamisel, ainesektsioonide juhtimisel, mingite õppematerjalide väljatöötamisel, uurimistööd, koolisiseste, ma ei tea, kovisioonigruppide juhtimine, sellised konkreetsemad tööülesanded, mida see kõrgemal ametiajärgul olev õpetaja siis teeks, versus selle, et õpetaja teeb tegelikult täpselt samasugust tööd nagu tema kolleeg, aga ta teeb seda, kuidagi ilusamini. Loodetavasti efektiivselt. Kindlasti saab kuidagi, aga sealt tekib ka sama küsimus, et ikkagi peaks olema mõõdetav ja arusaadav. Ka inimesele on ju alati oluline see, et saab aru, mis see perspektiiv on, kui ta teeb sammu A, teeb sammu B või jätab need tegemata, mis see tagajärg on. Kui muidu ei tööta ükski süsteem, kui ta ei saa aru, siis see ei tööta, see ei ole korrektne. Erasektoris ma ei ole näinud veel sellist süsteemi, mis palga või karjääri ükskõik, kus me seda nimetame, sellist põhineks ainult nüüd staaži. Oled aasta pärast tuleb juurde, et see, mis suunda tegelikult on erasektorisse liigutud, on see, et kui ma olen teine 5-10 aastat tagasi oli üsna tavaline arenguvestlust, kus pandi paika individuaalsed eesmärgid, ka need kohad, kus inimene võiks nüüd areneda, õppida midagi juurde, vaadata midagi riigi, pandi paika, arenguvestlust tavapäraselt peeti selline kord aastas, mõnikord veelgi harva. Täna on liikunud väga palju sinna, kus tulenevalt tõenäoliselt erinevatest aspektidest, aga sellest üldisest dünaamikast sellised arenguvestlused tehakse sageli kord kvartalis juba, kus väga selgelt järgmiseks perioodiks seatakse eesmärgid, mõõdetavad eesmärgid, tähtaja saabudes võetakse kokku ja siis otsustatakse, et kas on täidetud või mitte ja see tõenäoliselt järgneb ka mingisugune kas või preemia ühekord, mis asi, et see mõõtmine toimub palju tihedamini täna, mõõtmine on tegelikult selle asja juures on väga peaaegu kõige tähtsam, muidugi ka see, et tõesti oleks perspektiiv inimesele teada. Aga üks on selge asi, et niisama olemise eest palka ei maksta. Härra Lukas, saab niisama olemise eest palka maksta? Ei, tegelikult selles on see üksmeeles, aga mulle see arutelu, et kas hindamismudel on väline või sisemine, kas taga hindame välist, välja näha või sisemine, väline või sisemine. Ma tahan öelda, et kui me tahame Eesti haridussüsteemi ravida,
siis tuleb endale meeles pidada, et mõned ravimid on tarvitatavad nii sisemiselt kui seest kui väljastpoolt. Ja see on ka ilmselt see, et seal on mõlemad tahud olemas ja tegelikult neid tahkusid on selles mõttes veel ajaga juurde tulnud. Nüüd selle ajal nimetatakse neid väljakutseteks, aga kaasab haridus ja ka sõjapõgenikega tegelemine ja edasi. See tähendab tegelikult, et on vaja ka niisuguseid kompetentse ja mõnes mõttes on tulnud ka sellist koormust juurde, mida tuleb siis ekstra hinnata sinna juurde palgamudelit teha ja seda arvestada. Aga selleks peavad olema ka siis oskused, igaüks ei saa sellega hakkama, kui polegi liiga talle seda ülesannet anda väga keerulises klassis õpetada. Nii et see asi on keerulisemaks läinud, aga tõepoolest, kui siin juttu oli, et kas võtta otse mõni mudel mõnest teisest riigist, kindlasti me saame igalt poolt õppida, kas võtta, taastada see, mis meil oli, päriselt kindlasti mitte, sest kutsesüsteemiga tuleks ta ühendada, aga jah, et tunnetasin kohe poliitikasse tagasi tulles, et see karjäärimudel ära lõhuti on iseenesest andnud nüüd aastatega halbu tagajärgi ja see on üks põhjus, miks osa inimesi on ka karjääri pooleli jätnud ja võib-olla noored ei tule nii peale. Kui me oletame, et see süsteem taastatakse, see seotakse kutsetega, nende kutsekirjandustega, mis on praegu välja töötatud, kas kutsekoda kannaks välja seda koormust või kõikide koolide, väga meisterniidud või vanemad õpetajad leiaksid endast selle nõtkuse, et see protsess läbi teha ja see taotlus esitada? No seda ei ole kutsekoda, et kutsekoda tegelikult valib siis kutseandja organisatsiooni ja praegusel hetkel, kui neid taotlejaid, põhilised taotlejad on tegelikult minu andmete järgi siiski kooliõpetajate 7. taset ja siis lisaks veel lasteaiaõpetajad 6. taset, et neid on siis aastas umbes 100, sellega vaev tuleb praegune kutseandja siis saab hakkama, minu tegelikult ei saa, aga et siis ma ütlen, et kui nüüd me läheksime sellele, et neid oleks umbes suurusjärgus sama palju nagu eelmine see süsteemi on, ehk siis iga-aastaselt 1000 umbes, et siis ma pean ütlema, et minu arusaamise järgi see praegune kutseandja kuidagi sellise asjaga hakkama ei saaks, kui praeguse ajaga on keeruline. Aga eks me näeme, tegelikult tuleb selleni jõuda, et kas ta sellega seotakse kõik palju teisiti ja siis võib-olla ka uus konkurss kuulutada välja, kui konkurss praegu saab kohe läbi, aga praegu ei ole süsteemiga seotud, siis ma arvan, et nii mõnigi võib-olla ei näe ka potentsiaalne kutseandja organisatsioon ei näe ka väga mõtet selles protsessis osaleda. On minu arvamus, kes ma natukene olen hariduse kutsenõukoja liige siiski ja olen näinud seda, kuidas see toimub või võiti. Mis alternatiivid seal on? Et kui praegu on õpetajate liit, kes seda korraldab? No on teisi organisatsioone, nagu Eesti Arestitajate Liit näiteks, aga ma ütlengi, et kuna praegusel hetkel ei ole see süsteemsust ei ole nagu inimestel siis seda siis motivatsiooni seda läbi teha, siis ka Eesti Arestitajate Liit ei ole näinud ka praegusel hetkel mõtet ja ressurssi sinna suunata, et ise selleks, aga minu isiklik arvamus on tegelikult see, et seda võiks, kuna meil esmaseid kutseid annavad ülikoolid ja see kompetents ülikoolil on olemas, et siis tegelikult ja kutseõpetajatega teiseseid kutseid annavad ülikoolid, et siis minu hinnangul see koordineerimine võiks minna ülikoolide kätte ja ikkagi see komisjon peaks olema ikkagi samamoodi laiapõhjaliselt nagu praegu, et ta ei oleks ainult ülikooli inimesed, et sinna on kaasatud erinevaid osapooli, aga see koordineerimiseks ülikoolile on minu arvamus, aitäh. Kas jah, aitäh? Ma tahtsin natuke nüüd vaielda, et kui kutsesüsteem alustas ja õpetajate liit hakkas neid kutseid hindama, tegelikult õpetajate liit ei anna kutset, nad on kutsekoja juures olev komisjon, aga hindajad teevad siis vastavad ettepanekud. Aga peab ütlema, et ega kogu see õpetaja kutse
selle eest me võime tänu öelda Margus Pedastele, kes selle nii kohutava tegi ja millega see ka läbi läks. Aga kokkuvõttes praegu on meil 2 või 3 vooru aastas ja taotlejaid on 150 kuni 200 igas voorus. Nii et 500-600 aastas praegu taotleb juba kutset õpetajatest. Kui alustasime, siis oli 15 kuni 20 aastas. Nii ja muidugi see, et meil on õpetajate puudus, on viinud selleni, et inimesed, kes omavad magistrikraadi mingisuguses muus valdkonnas, on tulnud kooli õpetajaks ja see 7 on nende jaoks väga oluline, sest neil ei ole pedagoogilist kogemust. Ning koolis töötades nad seda vajavad ja tõesti nende hulk on aasta-aastalt järjest kasvanud. Aga näiteks metoodiku, atesteeritud metoodikud, enamik on taotlenud ka meistriõpetajat. Nendel on see väga auküsimus ka, et kuigi palgalisa pole tulnud. Nii et see on nii ja naa, keda kõige rohkem, võib-olla jälle vanemõpetajaid, aga neid oli vanemad ka kõige vähem, nii et kool pidi maksma selle palgalisa ja koolid seda raha ei olnud. Ma töötasin ise koolis, kus kõik olid õpetajad ja 4 metoodikut oli, aga ühtegi vanemõpetajat, sest see seda raha ei olnud. Hoiti kokku. Ene, kas koolil peaks olema ka seal mingi roll selles hindamise protsessis või kas sa tahaksid, et koolil oleks mingi roll või pigem sul oleks hea meel, kui sa pääseksid sellest üles? Ma arvan, et koolil peab olema see roll, sellepärast, et selle õpetaja ja selle inimese tööd, need inimesed tulevad koos iga päev, siis kool kindlasti oskab ju samamoodi anda ikkagi seda hinnangut. Tal on ka olemas omad instrumendid, millega seda saab mõõta ja saab anda tagasisidet, sest kes see teine peale kõige paremini saab päriselt tunnistada ikkagi teab, kus need inimesed on. Ja võib-olla korraks tagasi võrgatada, miks raske on motiveerida inimest ka 7-2 tegema, kui ta näiteks on väljaspoolt mõne muu eriala pealt tulnud või oma ülikooli järgselt pedagoogilist haridust, siis 7-2 järgi, kui see 5 aasta pärast läbi saab, siis ta kaotab selle kutse. Et ka see on selle mudeli üks väga-väga suur nõrk koht, mis on valguses teame sees olnud. On ju tegelikult. Kas need kutsed peaksid olema tähtajad teadus? Ei no 7 on eluaegne. See ongi see, et sa motiveerid inimest, et mine alusta. Mis siis, et sa võib-olla oled juba mitu head aastat koolis olnud, ma koolijuhina näen ära, olen käinud tunde vaatamas, oleme saanud tagasisidet küsitlustest, igalt poolt me näeme, et ta on suurepärane pedagoog, võiks ju kohe olla 7-2, aga ei saa sellepärast, et ütleb, kuule 5 aasta pärast sa kaotad selle, hästi jabur ju. Et mine ikka, see kappa saad 7-st peale ja siis vaatame, kuidas elu edasi läheb. Selle juurde ma tahtsin lisada seda, et tõesti õpetaja, kui ma saan selle kutse, siis ma tulen õpetaja, vanemõpetaja ja meister teevad ennast erinevad ikka jälle iga 5 aasta pealt. Enne tänast üritust ma natuke uurisin asja. Selgub, et teatav jää on hakanud liikuma ja kaalutakse siis seda varianti, et kui ma 2 korda olen juba meisterõpetajaks näiteks ennast taotlenud ja saanud, siis pärast seda enam ma rohkem seda tegema ei pea ja see jääb. Kui sa tõestad ära, et sul on kõik õpetajakutse kompetentsid ja lisaks veel meisterõpetajakutse kompetentsid, siis 5 aastat oled sa meisterõpetaja, pärast seda oled sa 0. Mina olen aastal 2025 0, pole ühtegi kutset. Kuidas on see loogiline, on esimene küsimus. Ja teine, miks ei võiks olla vähemalt siis nii, et kui meisterõpetaja aegu, oled sa õpetaja eluaegse kutsega, sest need kompetentsid on sul tõesti. Kuidas on praegune variant loogiline ja miks ei võiks olla siis eluaegne õpetaja? Nüüd ma sain, kutseid on näiteks suurusjärgus rohkem. Vaata, ega kutse andmine ja kutsekorraldus ja kuidas hinnatakse, mida hinnatakse, on algusest peale kokku lepitud, et see on ikkagi valdkonna inimeste suuresti enda kokku leppida. Tegelikult valdkonna all ma mõtlen siis tööandjad, töövõtjad ja riik ka sageli seal mängib niisugust rolli. Aga see on kutsesüsteemi põhimõtteline aluspunkt, et valdkonna ise lepib seda kokku. Ja kui siin enne oli juttu sellest, et kas kool peaks ise ka hindamisesse osalema, siis
see on jällegi üks punkt, milles tegelikult on ka kokku lepitud, et hindavad ka, töötajad hindavad ka tööandjad, osalevad alati selles protsessis ja võib-olla siis veel keegi, kes vajalik on. Aga siin tõesti, ma saan aru, et see küsimus oli mulle suunatud eelkõige seetõttu, et Kutsekoja nõukogu esimees olen ja kui Kaubanduskoda on Kutsekoda ka asutanud, siis suhteliselt selgelt tean neid põhimõtteid, et siin Kutsekoda tõesti, nagu enne käis juttu läbi, et on pigem see selline korraldav üksus, et vaatab, et kutseandjad toimiksid kokkulepitud reeglite järgi, vajadusel algatab järelevalve ja võtab kutse ära, kui saab, korraldab uusi konkursse ja koordineerib ka kutsestandardite vastuvõtmist ja järgib ka seal seda, et see tasakaalustatus ja erinevate osapoolte huvid oleks esitatud. Et pigem on see vastus ikkagi see, et seda peavad, selles protsessis peavad aktiivselt osalema need osapooled, kes igapäevaselt sellega kokku puutuvad ja ise püüavad selle niimoodi kokku leppida. See on selline kokkuleppe küsimus. On muidugi neid süsteeme ja riigiti palju erinevaid, kus ongi keegi tuleb ja ütleb, et nii tuleb teha. Ja ei pruugi võib olla riigi esindaja, ministeeriumi esindaja, aga Eesti on võtnud selgelt selle suuna, et meil on valdkonna osapooled ise, kes tegelikult peaksid seda kokkuleppe saama ja otsustama, mida kaasa võtnud sellega, kaua see kategooria üldse kehtib. Ma võin siin isiklikult arvamust avaldada, tundub mõneti ebaloogiline küll, loomulikult. Aga samas on täna tõstatatud siin hiljuti küsimus, et kas see mingil juhul peaks olema veel lühem. Selleks, et õpetajate puudust viimastel aegadel vähendada, selle tõttu meie erisus palgakorralduses nendest nii-öelda traditsioonilisematest süsteemidest on selles, et meil saavad täispalka juba kohe kooli tulejad, nii kvalifitseerimata õpetajad kui ka siis noored. Mis, kui hakata nüüd puhtast mudelist rääkida, mis võib tunduda ebaõiglane, aga vaadata meie ühiskonna ees olevaid ülesandeid, mis võib olla ka spetsiifilised, näiteks eesti õppekeelele üleminek, aga ka üldse piirkondades ja maapiirkondades õpetajate saamine, siis tundub, et on möödapääsmatu. Nii et ma arvan, et üks asi, millest me peame kokku leppima, et kuidas me suhtume ja kas me oleme nõus, nii nagu me praegu palgakorralduses tehtud uut mudelit ehitades tegelikult lükkama need palga mõttes need paar astet alguses kokku ja stimuleerima kohe noori, neid, kes on veel ei ole kvalifitseeritud, aga on valmis edasi õppima, neid siis täispalgaga. Kindlasti ei pea nad saanud sama palju kui vanemõpetaja, nii. Et see on üks põhilisemaid küsimusi tegelikult õpetajale vaadatakse juba kui viimasele päästeventiilile, et siin hakkas olema see, et kui ajaasustus perearst enam ei ole, siis õpetajale antakse seegi funktsioon külades ja valdades. Nii et tegelikult peab vaatama jah neid oskusi, mis õpetajale nõudmise ka üle, et seal on kindlasti asju, mis talle lisaks, mida teile ei hindagi. Ma pakun teile 3 alternatiivi. Üks alternatiiv on tõsta õpetaja palga alammäära, see, mida on nagu seni valitud. Et oleks rohkem neid inimesi, kes siseneksid sektorisse. Või seda teine variant, alammäära mitte tõsta, vaid tõsta diferentseerimisfondi osa, et saaks rohkem väärtustada siis meisterlikke õpetajaid. 3. variant, tõsta mõlemad summad siis vähem, ehk nii-öelda poole võrra. Ja 4. variant, mitte tõsta mitte kuhugi. Rohkem ma ei suuda välja mõelda. Alustame eelmest. Nojah, siin ongi 2 erinevat asja. Üks on see, et me tunneme, et me jääme kogu aeg Eesti üldises palgatasemes maha ja me tahaksime saada rohkem, sest me panustame palju ja meie töö tulemusena võidab kogu ühiskond. Ja teine asi on see, et kas mina professionaalse meisterõpetajana olen südamest rahul sellega, kui tuleb suvaliselt erialalt kusagilt mujalt kooli õpetaja ja saab tegelikult minuga
täpselt sama palju palka. Et ebaõigus on see igal juhul. Et ja ma vaatan nagu seda ka veel, et kas meil on mingisugune lisade või boonuste või muu süsteem, siis kõik need õpetajad siin saalis kindlasti tahaksid töötada mingisuguse palju väiksema koormusega kui praegu. Aga see, et meie palk tuleb sellest, et me toetame kogu aeg ülekoormusega. Ning kuidas siis motiveerida neid, kes koolis on, tegema väga head tööd ka nendes keerulistes tingimustes, kui meil on ukrainakeelsed või meil on herdõpilased seal klassis, et me praegu ju see süsteem praegu mitte kuidagi motiveerib. Reemo, kas sina tahaks teha otsuse? Diferentseerimisfondiga on üks suur probleem on see, et see ei jõua koolidesse. Ehk siis selle annab riik kohaliku omavalitsuse. Ja paljudel juhtudel see lahus on kuskil ära ja see ei jõua kooli. Lihtsalt näidata kohe toon, et riik arvutab välja, et selles vallas on 50 õpetaja kohta, annab 50 õpetaja raha koos diferentseerimisfondiga ja vald peab üleval juhtumid õpetajad, ise ei pane ühtegi senti juurde ja määrib selle siis see 17,1% siis lihtsalt rohkemate õpetajate peale ära ja kõik saavad seal miinimumi. Kumba tuleb tõsta? Kõigepealt peame saavutama hügieeni taseme alammääraga, ehk see tähendab, et õpetaja palk peab alunuma riigi keskmisest ja sealt edasi tuleb siis tõsta diferentseerimisfondi ja käivitada karjäärimudel niimoodi, et iga järgmine aasta on seal 10-15% kõrgema palgamääraga. Ma arvan, et seda saab arvutada umbes 25% diferentseerimisfondi, kui see jõuaks kooli, peaks enam-vähem välja tulema, kui oleks enam-vähem samasugused proportsioonid nende kõrgema järgmine õpetajate nagu oli vanasti. Nii et see on minu meelest see, et mõlemad, aga kõigepealt alammäär tuleb kõige tasemele jõuda, sest meil on 3500 õpetajat praegusel hetkel Eestis on kvalifitseerimata ja nad ei näe üldse mõtet, et miks osa neist ei näe mõtet, miks kvalifikatsiooni tõsta, sest saab sama palka. Ene, mis on sinu valik? Mulle meeldib ikka ise toimetada. Mulle ikka meeldib, et see rahapõtt tuleb minu kätte. Selles mõttes heas mõttes muidugi, et see diferentseerimise osa peab olema. Ja siin on muidugi ka seesama tarkus, et ega siis koolijuhid nõutavad ka kohalikud omavalitsused selle välja, et ega see peab nii olema. Ja kõige rohkem meeldib mulle, kui see tuleb riigist otse minu paljuti. Sellepärast, et ilma siis oskan selle kõik kenasti koos oma kollektiiviga läbi rääkides seda ka mudelit ehitada, ära tagada. Ja ma arvan, et see arusaamine, mil viisil see tegevus toimub, on kõigil õpetajate loomulik. Et ma ei ole päris selle alampalga lõputu tõstmise poole, ei ole. Sellepärast, et saavad inimesed erinevad, nende oskused on väga erinevad. Ja olgem ausad, et mitte sellepärast, et mul oleks et ma käituks ebaausalt lasteaiaõpetajate suhtes, siis ma päriselt siiski ei ole seda meelt. Et lasteaiaõpetaja ja gümnaasiumiõpetaja alamäär on ühesugune. Ma ei saa seda olla. Mitte sellepärast, et ma ei taha toetada lasteaiaõpetajaid, aga ülikooli õppejõud, doktorikraadiga ja ülikooli õppejõud saab ka järgmise astme palka. Nii et ega me räägi sellest, mis tehnikaülikoolile välja kuulutas, aga ma arvan, et see vahe peaks ka ikkagi olema, et ka erinevates kooliastetes on natukene see diferentseeritud ja edasi juba kindlasti see diferentseerimisfond, mis võimaldab siis neid kõiki, kui need uued õpperid on tulnud ja saame seda ennast otsa vaadata, siis hakkame ka seda hindama. Aitäh, Mats, kas teile tundub olulisem alamäär, tõstmine, diferentseerimine või mõlemad natuke? Mõlemad piisavalt, ma võin muidugi valdkonnast mõneti kauge ja natuke rumalalt ei saa asjast aru, aga natukene, jah. Aga mõeldes, et ikka see alampalga geenitaseme osa peab olema ka ju olemas. Ilmselgelt, et kuidas või muidu seda noort õpetajat veelgi, ta tahab ka ära jääda ja käia kuskil kinos ja teatris ja arendada ennast, et kõik paraku maksab. Ei saa nüüd öelda, et algus on väga madal ja siis hakkab tõusma. Aga need ühesõnaga, minu jaoks mulle on hästi tähtsad, et muidu me ei saa noori õpetajaid kooli või sisseastumist
pärast võib hakata tulema, aga tuleb selleni jõudma, ja see tuleb ka temalt siis elada. Ja Tõnis, Lukas saab lõpetada selle mõtte. Mida on otsustada, teie olete reaalselt olnud otsustuste juures? Küllap me oleme praegu sellises seisus, kus palgataseme edasisel tõstmisel me ikkagi jätame kvalifitseerimata õpetajad korraks maha ja ma arvan, et magistritasemel kvalifitseeritud õpetaja peaks ikkagi saama 125 keskmisega võrreldes, tegelikult me liigume sinna. Ja siis ta tuleb võrrelda kõrgharidusega muude töötajatega, magistritase muude töötajatega, see on umbes see tase tegelikult. Nii et see eesmärk peaks olema see. Kuidas sinna jõuda? Siis sinna tuleb jõuda surve abil. Paratamatult, ma ei kutsu üles, kuidas keegi seda survet mõtleb, aga me oleme sisemise survega, siis valitsused mõistetakse, et asi on oluline, või välimise survega, õpetajate ametijuht on resoluutne, jõudnud selleni, et palgatõus on olnud kohati päris kõrge. Nüüd minu selleks aastaks päris hüppeline 23,9%. Minu meelest peaks nende hüpetega jätkama, mitte praegu jälle eelmine aasta saite, et panete 0 või midagi niisugust, sest siis oleme varsti jälle oma eesmärkidest maas. Ja milles on praegu küsimus? Küsimus on selles, et kogemuse pealt ma ütlen, ainukene mootor, mis palgatõusule üldse viib, on võitlus alammääraga. Paraku on see niimoodi, see on arusaadav asi, väga konkreetne summa, mis on nii poliitikutele, avalikkusele, aktuaalses kaameras ühe lausega ära öelda ja sealt tuleb see surve ja selgus ja alammäärad, õpetaja alammäärad viivad tõusule ka muud kategooriad, muud töötajad, muud haridustöötajad, kultuuritöötajad, kõik, nii et kindlasti peab hariduses valdkonnas jätkama alammäära tõusu ja ma ütleksin, et loomulikult ma ka asutuse juhina meeldib väga teha diferentseeritud otsuseid. Ja see ongi oluline, et sa ei jooksutaks kõiki palgatasemeid kokku, sest siis vastutus on erinev ja maksab ühesugust palka jama. Aga ma ikkagi näen, et paaril järgneval aastal peaks olema rõhuasetusega alammäära tõusud, mina tõstaks vähemalt 3 alammäära tegelikult. Rääkisime sellest diferentseerimist ka palga-aastaid riiklikus kokkuleppes. Nii, aga diferentseerimissummad tuleb ka kogu aeg tõsta. Aga natukene protsentuaalselt mitte pool ja pool, vaid ikkagi alammäära natuke rohkem rõhku paar esimest aastat. Kuni me oleme mingit tasele, siis on juba diferentseerimine enam-vähem võrdne saavutus alammäära tõusul. Jaa, aitäh, ma arvan, kallid kuulajad, te saite viimasest vastusest, isegi kui inimesed ei öelnud otsesõnu seda välja, aru sellest, mida nemad tegelikult eelistaksid. Ja te võite oma peas ka läbi teha selle küsimuse, kui te oleksite otsustaja ja teil on valikud ja need valikud ei ole mitte head valikud, vaid on kehvad valikud, mille vahel tuleb valida kõige vähem kehv. Mida teie valiksite? Ja siis seda toetada ja loomulikult minna ka tänavale survestama